Kui me mõtleme Lego peale, tuleb paljudel meist meelde lapsepõlv, aga siin Telliskivis homme avataval näitusel ei ole lapsemänguga küll midagi pistmist. Sest tuleb välja, et Legost saab lisaks väikestele sellistele minu tehtud skulptuuridele teha ka päris suuri skulptuure ja jäljendada isegi maailma kuulsat kunsti. Väljapaneku saab näha üle 70 teose, mille autor on Lego kunsti superstar Nathan Zavaya. Oma Lego kunstiga räägib ta ühiskondlikult olulistel teemadel, näiteks loomaliikide väljasuremise teemal ning ka üksinduse ja kurbuse teemadel, aga ka ilusatest asjadest nagu armastus, austus ja koos vananemine. Mitu teost peegeldavad ka tema enda vabanemist korporatiivikkest. Kuidas ta seda kunsti looma hakkas, oli väga lihtne, et ta noorena ilmselgelt sai Lego-klotside komplekti, talle väga meeldis nendega mängida ja täiskasvanuna, kui ta oli valinud juba sellised tõsiseltvõetava karjääri, siis üks hetk ta sai aru, et see tegelikult ei rahulda teda ja õhtuti kodus Legodega mängides ta leidis, et ta tahab sellega tegeleda tegelikult rohkem kui ainult õhtuti. Ehk siis ta loobus oma karjäärist ja hüppas pea ees otse Lego-klotsidesse, hakkas looma suurepäraseid kujukeid, jagas neid maailmaga internetis, need saavutasid meeletu populaarsuse ja siis hakkaski tema kunst mööda maailma ringi rändama. Külastajad saavad näha nii originaalloomingut kui ka tuntud kunstiklassikat. Näiteks Lego tõlgendusi teiste seas Van Gogh Tähistaevast või Munki karjest. Sellise näituse planeerimine võtab aega kuid ja sisaldab logistikat, joonestamist ja näituse ülesehitamist. Need tulevad siia sellistes suurtes puidust kastides, kuhu on peale kirjutatud fragile. Aga laias laastus tegelikult võibolla kogu see näitust huvitav fakt, et sellised näitused tuuakse Eestisse, ütleme laias laastus 15 rekkaga. Kui rasked need suuremad skulptuurid siin olla võivad? Mitusada kilo. Nüüdseks on seda näitust näinud üle maailma juba 10 miljonit inimest ning ühte skulptuuri on kasutatud isegi Lady Gaga muusikavideos. Kunstnik on kõik teosed ehitanud ja loonud ise ning ühe teose kohta võib kuluda 10 kuni 100 000 klotse. Näiteks teoses, mis väljendab ta väljumist juristikarjääri aegadest kunstimaailma, on kasutatud 23 678 Lego-klotsi. Kunstnik saab oma Lego-klotse tellida otse Lego tehasest ja tal on alati iga kell olemas tema stuudios käepärast kuskil 2 miljonit klotsi ja siis on tal veel eraldi laoruumid, kus ta hoiab iga kell 10 miljonit klotsi. Ja need stuudiod on tal nii Californias kui New Yorgis, ehk siis tal on kogu aeg olemas suur varu igast värvist klotse, et kui ta tahab midagi luua, ta ei pea hakkama muretsema nende klotside hankimise pärast, vaid tal on need kohe varnast võtta. Näituse tõi Eestisse Poco popkunstimuuseum ning see järgneb publiku rekordeid löönud Da Vinci geenius näitusele. Art of the Brick jääb aga M-hoones viimaseks suurnäituseks enne, kui algab hoone põhjalik rekonstrueerimine.